Kõik on mant. Siin on küll see rühm, ma tean täpselt. Saabud sihtpunkti. Millisesse? Vastu persoon läheb, vaata sulle vastu. See ei. Me oleme peaaegu kohal, ma ei saa aru, mis kohal mulle see ekspediitor andis, kus need teed ristuvad, ma ei tea. Siuke. Ma ei tea, kus kohas see ring on, kus ma tagasi siit saan. Mõnus kohe, kui inimesel on naeru nägu. Kaamerat nägi või? Jõhkrad platsid on küll need. Ja ikkagi vahest on. Teises kohas ühesõnaga läks nii kaua aega selle laadimisega, kulutati aeg ära nüüd niimoodi, et praegu oleme, ise arvasime, et jõuame 4. kohta ka täna. Aga ei jõua, oleme 3. kohas, et selle saame veel kindlasti peale. Aga siin ka juba vaadati, kella raputati pead, aga paberid sain ja küll siis saame peale ka, aga on niimoodi, et ühes kohas kuskil on 2 tundi mökitamist ja siis ongi kõik. See tähendab meile siin mingi... Meil jääb 6 tundi sõitmata lihtsalt sõiduaega, mida ma oleks võinud täna sõita, et lihtsalt passime ei olegi. Tänamatu värk selle koha pealt. Aga vähemalt me saame järgmisse laadimisse kohale sõita. No me saame kohale ja me saaks veel teab kui kaugele, kui saaks kõik peale. Aga me ei tea, äkki laevad täna veel? No kell on palju juba, ma ei usu. Lähme vaatame muidugi, vähemalt üritame, aga proovime ikka. Tagasi tulemisega pidi Austriaga mingi jama olema. Austriaga on see, et kui sa laupäeva õhtuks sealt läbi ei saa, siis istud esmaspäeva hommikuni, siis seal on pühapäeva sõita ei tohi, sõidukeeld ja kogu lugu. Nagu igal pool Euroopas, kõik riigid on kinni. Käruga sõita nii õnnelik.
juttu enne, kui inimene kontorist ära läheb, äkki saame peale ja olen küsinud. Õnneks olid kutid igati mõistvad ja panid meile kibedalt need 2 alust peale ära. Muidugi see probleem on, et meil viimasest kohast on vaja veel 2 alust peale võtta, aga meil ei ole eriti selleks ruumi, et 1 läheb kindlasti, aga siis on vaja midagi seal hakata kokku pressima või ma ei tea, mis nendega tehakse. Eks see selgub homme juba siis, kui seda peale panema hakatakse, sest arvatavasti me seda 5. nüüd täna küll ei jõua enam peale panna, sest me peame veel natuke puhkama ja kell on praegu sellel hetkel 5 ka, et siin tööpäevad saavad läbi. Aga see Lõuna-Prantsusmaa on igati äge, sõidad siin juba nagu otsaga Hispaanias. Näed, härra tuli ise ka peale, ma nüüd lubasin talle purksi välja käristada, et meil nii hästi läks. Ja siis me saame purksi peatuse aeg teha oma puhkepausi ka ära ja siis lähme sõidame sinna 5. juurde. Nii ongi. Aga Aagistes on ruumne otsas, et siin ei taha see 5 enam mahtuda. No vot, homme tegeleme selle ruumi probleemiga. Kui täna peale ei saa. Võib-olla veab, siis ma pean selle veel purksi välja tegema. Saime nüüd viimasesse laadimiskohta. Kõik on tiba-toba, nüüd tuttu ja hommik vaatab, mis saab. Ehk saab kähku peale ja minema ja siis oleme igate pidi väga hästi graafikus. Tubli tehtud töö eest. Premeerime täna ennast 1 õllega, aga ainult 1. Nii et head tööd. On siis reede hommik, viimase koha laadimine meil. Selle peaks peale saama ja siis on ainult kodu poole kihutada. See tuleb peale mahutada. See tuleb peale mahutada, ruumiga on kuskil väga kitsaks läinud, et seal meil on täpselt 30 senti ruumi puudu. Aga midagi peab välja mõtlema. Ma iga ei taibanud kohe öelda, et seal midagi vist tuli kuskil rohkem. 1 euro alused, 10 alust vist või. 11 alust, mis esimesena peale pandi, need on lihtsalt natuke punnis alused ja sinna see ruum kadus ja ma ei taibanud seda öelda ka kohe ja nüüd ongi jama majas, aga küll me saame hakkama. Aga nüüd siis hommikusöök. Oleme olnud usinad. Jah, et mis meil täna siis menüüs on. Et ka siin ei olegi kas vorstisaiaga või saia leivaga või. No saame hakkama, siin on ikka süüa kõvasti. Nädala ja söök. Kohvi sai ka otsa? Kohvi sai ka otsa. Ainult priiskas ka, et oleks ainult selle 3 ühes kohvipaki pool täna süüa ja pool on, aga läks nii. Ei ole midagi. Meil on natuke raha veel. Ja McDonaldsis teeb alati, mida sealt saab. Kui McDonaldsis saab? Ainult rekkaga ei saa pihta nendele kuidagi. Ei ole midagi, saab hakkama. Aga söömine on küll kallis siin Prantsusmaal. Mina tean seda ammu juba, sa said nüüd teada. Eile suuga lubasin, et lähme juba käristada. Väits lubas kõik välja teha, ise näris sai, aga mina sain selle eest kõhu täis. Oleme nii ikka varas, et natuke pool tundi enne üleval, kui midagi toimuma hakkab, aga näen, mingi hull vehib seal mingi asjaga. Ja midagi toimub. Sa nägid unes ka, et see tehakse tund aega varem lahti, nii et selle pärast päri vara ärkas juba. Ma nägin unes, et tehakse tund aega varem lahti. Ma ärkasin kohe kähku üles, et 2 tundi enne üles, et lihtsalt sisse ei magaks. Nii, aga nüüd hakkame siis oma kohvi sööma, jah. Ei ole tegelikult häda midagi. Meil on veel igast makaroni on nii, et saame ennast itaallaseks süüa. Tahavad veel 3 alust siia peale toppida. Nüüd pole kuhugi panna, et nemad on öeldud, et 3 alust peab tulema. Mul oli nüüd 2 alust. Näed, kusad need topivad.
tehtud. Kodimatk OÜ. Aga äge. Kehva on see, et ma ei tea, kuidas siit välja saab. Meile tulime mingi, ma ei tea, mis rada. Tegelikult läks meil väga hästi. 3 alusest oli võimalik teha 2 alust ja natukene asju ümber paigutades mahtusid need asjad sinna kõik ilusasti ära. Suurepärane tulemus. Mida ma nüüd veel pean ütlema on see, et kui Rait ennustas, et ühel hetkel hakkab siin istuja peal ikkagi natukene paha olema, siis 5. päeva lõunaks hakkaski ja siis ei suutnud enam ühtegi normaalset asendit siia leida ja põhimõtteliselt ma nägin siin autos välja nagu see laiskloom Seed jääajas, kes üritas selle kivi peal endale mingit normaalset magamisasendit leida. Aga öö oli soe, tegelikult oli isegi autos palav, aga hommikuks läks selle vihmaseks ja temperatuur läks normaalseks ja me saime hommikul vara nüüd kõik kiiresti peale laetud, nii et kõik on väga hästi. Hetkel on kohalik kell 9 läbi 10 minutit ja väljas on meil 21 kraadi sooja. Vot nii, 9 läbi 10 minutit on kell ja väljas on 21 kraadi sooja, nii et väga tipp-topp. Aga ma olen nõus kõik need asjad välja kannatama, sellepärast, et me oleme Cannes'is ja see on suur filmifestivali linn ja mina ei oleks uskunud, et ma niipea siia satun, aga näed, see on tehtud. Eile sõitsime veel Saint-Tropez'st mööda ja nüüd ootab meid ees veel hulk ägedaid asju ja Monaco ja Itaalia ja nii et minu kõrvalistme mätta otsast vaadates on see küll igati korda läinud reis. Kuidas me oma ajakava suhtes oleme? Ajakava suhtes on meil praegu hullult oluline, et me saame Austriast välja laupäeva õhtuks. Et tegelikult peaks saama. Nüüd meil on terve tööpäev sõita ja homme ka ja siis peaks nagu enam vähem olema. Et teisipäeva õhtuks me peame Tallinnas olema, muidu hakkame pikka pausi tegema. Järgmist 24 tundi. Ja nüüd siis plaan siuke, et täna sõidame kuhugi Itaalia sinna Austria poole otsa. Homme siis laupäeval sõidame kuhugi laupäeva jõuame tõenäoliselt kuhugi poole äkki välja, pühapäeva sõidame juba Leetu välja ja siis esmaspäeva hommiku hästi vara start kuskilt Leedust, et hommiku vara olla Riias ja Riias maha panna ja sealt koju, nii et kõik on praegu tegelikult ei tasu enne õisata, enne kui kõik timmis on, praegu ei ole, aga tundub, et kõik on hea, kui mingit jama ei tule, siis peaks kõik olema väga-väga suurepärane. Vaatamata meie ponnistustele jõuda täna Itaaliast välja ei siiski ei õnnestunud. Oli igasugused ummikud ja mäed ja asjad, mis meie aja kõik ära sõi. Ja nüüd peame jääma siia parklasse ööbima. Kell on tegelikult praegu alles kohalik aeg on 18.13. See tähendab seda, et kui me nüüd magame kõvasti, siis me ärkame umbes kella 5 üles ja kütame edasi, sest homse päevaga meil on võimalik sõita 10 tundi ja me peame 10 tundi sõitma ja me peame homse päevaga saama läbi Austriast. Isand Kaja mul siin ütleb ette kõike, mida vaja on. Aga nii peab olema, muud moodi me ei saa. Natuke puudu ei saa tunde täpselt täis sõita, sellepärast et parklaid ei ole täpselt nii, nagu mul vaja oleks. Prantsusmaal on hea selles mõttes, et on iga park, on tihedamalt ja parem arvestada. Siin läheb vähe vussi see asi. No nii, tere hommikust, kell on 4.07. Kell 5 peab sõitma hakkama. Eesti kell on juba läbi, me juba peaks sõitma. Sa oled ikka Eesti ajas? Ma olen kodu ajas, jah. Selge. Ühesõnaga kell on 4.08 nüüd. Värksime üles ja nüüd tuleb hambad ära pesta. Ja siis me hakkame sõitma. Mõnus. Ja siis me sõidame nii kaua, kuni aeg täis saab, lähme magama ja siis hakkame sõitma kell 12 öösel. Õhtu. Siis hakkame õhtu sõitma. Üllataval kombel oli täiesti võimalik leida kell 7 õhtul endas und, et magama jääda. Erinevalt minust. Erinevalt Raidist, jah. Vist luges raamatut terve öö. On 2 tundi maganud. Aga see järelikult ei olnud väsinud. Aga ega midagi, tuleb minna
auväärt pesa. Kohvi on ka otsas, kurat. Kohviti lood on otsas. Kohvi otsas, jah. Parklat pargitakse ikka täitsa täisööseks. Täis jah, praegu meil vedas, et keegi oli seal risti teistele ette ka pannud, et ei saa väljagi, aga eks ta oleks siis üles saetud, aga Saksamaale siin on jah õhtu alates 7-8 läheb juba asi keeruliseks, siis on juba nii, et vaata pole kuhugi parkida. Et tuleb üritada varem ja lihtsalt sõidadki öös ja päeval magad ja lõbus. Täna hommikul üles ärkasime, see kella 5 aega, kell 4 kohaliku järgi, siis oli meil 16 kraadi sooja, praeguseks on järgi jäänud siia Austriasse meile 9, 8 on juba. Ja teine asi on see, et ma ei tea täna mitmes päev meil on sõidus juba, aga tõesti mingi 8 vist. Ja minu keha ei suuda selle istme järgi enam üldse mingit kuju võtta. Vastupidiselt algsele arvamusele. Jah, vastupidiselt algsele arvamusele, et see nihelemine hakkab juba endale ka närvidele käima ja võitlen selle mõttega, et läheks viskaks sinna taha pikali ja olekski mõnusam magaks, aga kuna ma olen võtnud nõuks samas asendis selle kaasa sõita, nagu veokajuht sõidab, siis see on praegu välistatud. Aga vaata, mis saab. Äkki mu keha annab alla ja lülitab välja mingid närvid siit tagapalgetest ja siis ma saan jälle normaalselt istuda. Nüüd on esimene 4 tundi täis sõidetud. Teeme pausi, võtame natuke kütet. Järgmise hooga oleme peaaegu Poolas. Täna teeme 10. päeva. Poolas tangime jälle ja siis tangime Leedus ja siis oleme Riias ja siis oleme peaaegu kodus. Ma olen peaaegu kodus juba. Pole enam mingi paar tuhat kilti on näinud. See on nagu kiviga visata. 2 korda magada veel ja oleme kodus. Magaks kohe jutti ära, et saaks jutiga koju sõita, aga ei saa. Seaduse kuulelikud nagu me oleme.